Tere tulemast vaatama jaanuarikuist QTV saadet. Mina olen Anette. Ning mina olen Ketrin. Viskame pilgu peale, mis toimus meie koolis jaanuarikuus. Jaanuaril külastas meie kooli Liina Kersna, kes on ajakirjanik kui ka poliitik. Vaatame, mida põnevat ta meie õpilastele rääkis. 19. jaanuaril külastas meie kooli Liina Kersna ning pidas loengu meediaõpilastele. Liina Kersna on Riigikogu liige ning on töötanud ka Vabariigi Valitsuse meedianõunikuna. Külaskäik toimus seoses sellega, et meie kool sai 2016. aasta väärtuskasvatuskooli tiitli. Oma kohtumisel õpilastega rääkis ta lähemalt tööst meediavallas. Kersna rääkis huvitavatest kogemustest seoses töötamisega koos valitsuse ning vabariigi peaministriga. Mis ma tahan teile sellega öelda on see, et ükstapuha, kui kõvad te juba ei tundu endale, siis uues olukorras iga inimene tunneb hirmu. 24. jaanuaril käis Tartus teadusvisiidil USA suursaadik James Melville, kes on alates 2015. aastast USA suursaadik Eestis. Suursaadikule andis ka avatud keemiatunni meie tunnustatud keemiaõpetaja Helgi Mooni. Vaatame täpsemalt, mis toimus sellel päeval. 24. jaanuaril käis Tartus teadusvisiidil USA suursaadik härra James Melville Jr. Melville on alates 2015. aastast USA suursaadik Eestis. Teadusvisiidi raames külastas USA suursaadika Petersoni gümnaasiumi. Nimelt on Petersoni gümnaasium olnud programmi Globe lipulaevaks Eestis. Globe on üle maailma koolide keskkonnauuringute haridus- ja teadusprogramm, mille algatas USA president Al Gore 1994. aastal. Näidistunni jooksul oli suursaadikul võimalus näha, milliseid katseid saab teha meie kooli laboris ning härra Melville sai ka ise katsetes osaleda. USA suursaadik tänab õpetajaid Helgi Moonit ja Tiina Sõpra, kes on osalenud mitmes Globe programmis ja õpetanud juba terve põlvkonna loodusteadushuvilisi noori. And after that, I will add a catalysator, potassium iodide. So, and I hope this experiment works well, because the potassium iodide solution must be concentrated. And so, let's see what happens. Whoa! That was cool. Oh my God! So, interesting. Yeah. 30. jaanuaril käis endast rääkimas noor ja edukas dirigent ning muusikaprodutsent Sander Tamm. 30. jaanuaril külastas meie kooli noor ettevõtlik Eesti dirigent ning muusikaprodutsent Sander Tamm. Külastuskäigu jooksul viis Tamm ka tunni läbi ettevõtlusmooduli õpilastele. Täna koordineerib 25-aastane Sander Tamm muusikalast õppetegevust Briti kultuuri tutvustavas Euroasia Education erakoolis Hiinas. Ja nüüd on meil külas meie üks kooli õpilasfirmasi Saks. Olge hea, tutvustage ennast paari lausega. Mina olen siis Sandra, õpilasfirma finantsjuht ja tegelen siis õpilasfirma rahaasjadega. Tere! Olen Sten Markus Pülman, olen tootmisjuht. Mina olen Karoliina, olen tegevjuht ja tegelen üldise aruandlusega firmas. Kust tuli teil idee teha just selliseid kellast? No, algne idee tuli ühisel ajurünnakul, kus siis kõik saidki oma ideedes välja öelda. Ja Stenil oli mõte, et hea küll, teeme seinakellad. Ning kuidagi arenes edasi, et teeme ja siis tuli disain ning... Kui kaua võtab umbes aega ühe kella tegemine? Kaua. No, me teeme mitu kella enamasti koos, siis keskmiselt 4 kella korraga ja koos lakkimise ja lõppviimistlusega kulub kuni 3 päeva. Mitu kella olete juba maha müünud? Meie kellad on siis 7 kodus hetkel. Üks nende hulgast on ka rännanud Ameerikasse, mis valmis siis eritellimusena Eesti kaardiga. Aga mis üritustel te seoses oma õpilasfirmaga käinud olete, mingid laadad, asjad ja kuidas teil läinud on? No, nendel on päris palju osalenud, oleme läbinud kõik mentorklubi
koolitused ning osalenud siis 3 laadal, üks Pärnus, teine Tartus ja 3. oli Tallinnas. Ning Pärnust tulime tagasi ka parima õpilasfirma tiitliga. Et selles suhtes on väga hästi meil läinud ja Tartus ning Tallinnas tegime suurepärast reklaami, saime tellimusi juurde, et selles suhtes meil läheb ikka ilusti. Aga mis on olnud teie õpilasfirma juures kõige suuremad katsumused teie jaoks? Suuremateks katsumusteks võib pidada vist mõistmist, sest me alustasime tegelikult 4 liikmesena ja praegu, nagu näete, oleme 3 liikmeseks, ehk siis me pidime välja viskama 1 liikme kahjuks, sest me ei mõistnud üksteist piisavalt. Ma arvan, et päris paljusid huvitab, mida tähendab teie õpilasfirma nimi Saks? No sellel on 3 lugu tegelikult, kuid alustame algusest, et esimene tõesti tuli meil nime algustähtedest, milleks olid siis Sten, Albert, Karoliina ja Sandra. Kuid mõtlesime, et see ei ole just kõige parem ning kuna meie toode on kell, siis tuligi sealt kuidagi loosung, et sinu aeg kuulub sulle, mis on siis sinu kõige kallim vara ja ainult sina saad otsustada, mida sa oma ajaga teed. Ning 3. on saks, siuke suur uhke saksapärane, nagu siingi näha on siuke puu, mis siis sümboleerib elupuud, sugupuud ja et see on siuke suur uhke saksapärane. Millised plaanid on teil veel ees seoses oma õpilasfirmaga? Kindlasti on plaan osaleda õpilasfirmade lõppvõistlusel, mis toimub maikuus, et kindlasti kandideerime sinna ning pärast siis õppeaasta lõppu on plaan laielda näiteks ka Skandinaaviasse, sellepärast et seal hinnatakse tohutult käsitööd ning hetkel on meil 2 kella minemas juba Norrasse, et kindlasti seal on turgu. Kuidas oleks võimalik teie kella soetada ja palju see maksma läheks? Kella saab soetada siis meie kodulehelt õpilasfirma saks.weebli.com. Seal on ka avatud tellimusvorm. Klassikalise kella hinnaks on meil 30 € ning eritellimuse kellal on siis 35–50, et kõik sõltub siis sellest disaini ja keerukusest. Ning samuti on võimalik meile kirjutada ka meili peale või helistada, kui on kella soovib või ise meiega siis kas tänava peal kuskil kontakti võtta. Ning meil on hetkel Facebookis käimas ka jagamismäng on just Eesti kella peale, et kindlasti soovitan kõigil osa võtta, et seal tuleb kõigest likeida, share'ida, kommenteerida ning osalete kiloosis. Miks peaksid inimesed teie kella ostma? Meie kell on väga väärt investeering. See on unikaalne ning omanäoline, seetõttu, et iga kell on valminud meie enda käte all, ehk ükski kell ei ole identne teisega. Ning neil on vaiksed ja sujuvad seierid, mis ei sega õhtul magama jäämist. Ning need on tohutult looduslähedased, seetõttu, et need on valmistatud männipuidust. Mida ütleksite vaatajatele viimaseks? Ütleksime seda, et meie tegutsemisaeg on siis piiratud ning kui te soovite meie kella soetada, siis esitage tellimus meie kodulehel või Facebookis. Aitäh saatesse tulemast ja edu edaspidiseks! Aitäh teile! Sellised uudised olid siis jaanuarikuises Q-TVs. Täname vaatamast! Nägemiseni!